Ja Respekt on meil nüüd ka stuudios. Tere Gerdo, tere Rita. Tere. Tere taaskord. Olete tegelikult meie suvestuudio saates juba sellel suvel käinud, et mis siis vahepeal suvi toonud on esinemised. Meil on crazy suvi olnud sel aastal, peaks ütlema. Jah, väga hull suvi. Esinemisi on olnud väga palju ja väga lahedaid esinemisi. Väga suurtel lavadel ja mõnusa publiku ees. Et selline pöörane aasta on olnud. Ja oleme kõvasti plaate teinud. See on juba nüüd teine plaat meil, mis me oleme välja andnud, jah, pea peal. Ja laule on see aasta kohe väga palju tulnud. Inimesed ei suuda enam järge pidada. Fännid kirjutavad, et nad enam ei saa aru, mis laul on uus või milline laul uus on või milline mitte. Ja mis kõige crazy'm on olnud, et filmivõtted käivad. No. Tõepoolest, et tegelikult eelmine kord rääkisime ka juba, et need filmivõtted olid algamas, et kaugele nüüd selle filmiga on jõutud? Me oleme jõudnud juba nii kaugele, et stsenaarium on pea täiesti valmis. Ja oleme jõudnud ka selle otsuseni, et ta ei tule enam dokumentaalfilm, et ta tuleb ikkagi täiesti mängufilm. Selline tragikomöödia, kus siis näeb siis Respekti 8 aastat, väga pöörast aastat, seiklusrikast aastat. Ja teisalt näeb ka seda, et kas me ikka tahame siia levelile jõuda, ehk siis nii-öelda seda tuntust ja kuulsust saada. Et kui me nagu mingi aeg sellest unistame väga, siis kui ükskord see käes on, et mis see endaga kaasa toob. Aga millised need filmivõtted seal saavad olema? Kas seal näitlete nii-öelda ainult teie või on seal veel inimesi? Ja, seal on näitlejad. Seal on profnäitlejad, lisaks on kaasatud väga palju ka sellist uut verd. Ehk siis meil olid just castingud, kus käis üle 400 inimese kohal, see oli väga pöörane ja me leidsime sealt ikka väga häid pärleid. Nii et seal on päris palju, jah. Väga lahe oli. Aga kaugel need filmivõtted nüüd on või millal võiks film päris ilmavalgust näha? Ilmavalgust näeb ta järgmise aasta kevade lõpupoole, aga filmivõtted veel ei ole alanud, sellepärast et stsenaarium saab viimast punkti. Kui stsenaarium on täiesti paigas, siis hakkab rollide jaotamine ja septembrist kuni aasta lõpuni on siis võtted. Ja Rita, millised ootused on filmi osas? Mis sa arvad, kellele see film saab olema suunatud? Kas ainult fännidele? Ei, kindlasti mitte. Et ka teistel artistidele tegelikult ju. Et ta nagu ainult ei räägi, ütleme, et ta nagu ei keskendu ainult nüüd Respektile, et tegelikult seal on nagu palju muud ka. Et ta nagu ei räägi ainult nüüd Respekti loost, aga nagu aiendatult siis Respektist on seal filmis siis. Aga kui tulla ikkagi nüüd filmi juurest veel lõpetuseks tagasi muusika juurde, et suvi küll hakkab tasapisi lõppema, aga nii-öelda ilma vaadates suvi justkui alles algab, et kus teid veel siin lähiajal näha saab augusti lõpupoole? Aga Eestimaal ongi niimoodi, et 2-3 kuud on meil need aastaajad nihkes, nii et august, september, oktoober peaks suvi olema. Aga sellel aastal väliüritustest me oleme veel ühe korra Vergi sadamas on muinastuletöö 26. augustil. Aga siis on kõik juba jälle siseüritused. Kõik kordub taas. Kahjuks. Kõik kordub taas jälle sisse. Oled ka kutsutud peole Vergi sadamasse? Väga hea, siis tuleb tulla, aga aitäh teile stuudiosse tulemast ja tegelikult ühte teie lugu kuuleme täna saate lõpus veel. Aitäh kutsumast taas. Meie jätkame nüüd aga jõu tõstmisega.